Wonder Woman on Zeusi tütar või? Ehk siis ta on jumal. Cause we lighting it up on the violence go. My credit card is maxed out. Yeah, took the stacks out. Baby girl, I love it when you fucking twerk that ass out. I'm spending, baby. No tervist! Minu nimi Roger ja te vaatate The Rad Show'd. Aeg on käes jälle teha järjekordne filmi ülevaade ja selleks korraks vaatame siis üle sellise filmi nagu Wonder Woman. Ja esmalt enne kui üldse selle ülevaatega pihta hakkan, siis seekord on mul ülimalt hea meel, et Eestis ei ole tõlgitud selle filmi pealkirja. Tihtipeale tõlgitakse hästi paljude filmide pealkirjad eesti keelde ja siis need näevad hästi kohmakad välja või ei kattu üldse kuidagi selle sisuga, nii et kui keegi oleks tõlkinud suurelt plakati peale imenaine, siis noh, mingis kontekstis ei oleks see nii õige marran olnud, kui ta peaks olema. Kõigepealt, nagu ikka, kui kellelegi spoilerid ei meeldi, siis kerige edasi, ma panen pärast siia descriptionisse alla ka, et mis hetkel umbes on teie jaoks okei vaatama hakata, kellele spoilerid ei meeldi. Ma räägin natukene selle filmi sisust ja natukene mõned teised aspektid veel ja lõpus, nagu ikka, siis annan oma kriitilise hinnangu sellele filmile. Nii et alustagem! Anything else you want to show me? Film iseenesest on üks DC parimaid superkangelase filme senini. Film hakkab sellega, et me näeme Wonder Womanit ehk siis Dianat tema nooruses, me näeme seda, kuidas ta alles treenib selleks, kelleks ta saab tulevikus, siis ta veel üldse tegelikult ei tea, kes ta on, ta lihtsalt arvab, et ta on Amazonide keskel, ta teab, et ta on kuskil saare peal. Ja ta isegi ei tea väga palju, et tema ümber nii suur maailm tegelikult on, ta teab, et ta on eraldatud. Ta treenib seal koos Amazonidega ja kuigi ta ema tegelikult ei taha, et ta treeniks, sest ta ema teab, et tegelikult ta on väga suur, tema jaoks on väga suured ootused tulevikus pandud, sellepärast tema on see, kes hakkab tulevikus jumalate vastu võitlema ja päästab maailma ja nii edasi ja nii edasi. Siis siiski Dianal on selline fighting spirit ja tahab hakata treenima, nii et ta tädi, ehk siis ema õde hakkab teda treenima. Ja üsna pea, kui ta on juba saanud suuremaks ja treenib väga palju, avastab ta endas mitmeid külgi, mida ta varasemalt ei teadnud, näiteks, et need mingid käekaitsed, mis tal on, kui ta need risti kokku paneb, sealt tuleb mingi suur impulslaine välja, mida ta varasemalt ei teadnud. Talle räägitakse suur lugu sellest, kuidas on mingi The God Slayer, mingisugune relv olemas, ehk siis mõõk, mida tulevikus keegi kasutab selleks, et Aresele, ehk siis Zeusi vennale, sõja jumalale, nii-öelda pähe teha, kui tulevikus jälle Ares plaanib tagasi tulla ja maailma üle võtta. Ja lõppkokkuvõttes, kui see treening nii-öelda läbi on, siis järsku üks hetk ta avastab, et mingisugune lennuk siseneb nende barjääri tegelikult, nad elavad saare peal. Saarel on selline kaitsemull ümber, mille Zeus on kunagi loonud, et inimesed ei näeks seda saart, aga tegelikult saab sealt mullist väga lihtsalt läbi tulla, sest keegi ei ole käinud seal, sellepärast et see on lihtsalt in the middle of nowhere kuskil keset merd, keset ookeanit. Ja üks hetk tõidab sinna mingi lennuk sisse, sellepärast et ta põgeneb maailmasõja ajal siis sakslaste eest ära ja siis Diana läheb päästab ta ära. Kohtab esimest korda elus üldse mees, siis on hästi palju nalja selle üle, et kas sa oled keskmine mees või sa oled keskmisest suurem, teate küll, millest ma räägin, ja ehk siis väga palju nalja on selle üle, ta kohtab üldse meesterahvast, saab teada tegelikult, et väljaspool seda barjääri ei võidelda ainult mõõkadega, vaid tegelikult on relvad, nii kui esimene fight on. Hakkab püssikuule kohe lendama, Amazone sureb lihtsalt ühest püssikuulist, ka ta tädi sureb ära ja kõigest sellest tingituna tunneb nüüd Diana, et see on tema kohustus maailma päästa, maailma aidata ja see film tegelikult keerab väga palju selle üle, et mitte ei ole lihtsalt tüüpiline DC superkangelase film, kus sa eeldad, et seal on mingi piu-pau-pumm, action, kõik tapavad üksteist, käib mingi madin ja siis on the end, vaid seal on tegelikult selline väga vajalik story ja süžee taga, mis siis räägib sellest, et Diana tunneb, et tema kohustus on tegelikult aidata inimkonda ja päästa inimkonda Arese käest selleks, et kõik saaksid rahulikult edasi elada. Ja nii ta ongi, ta asub siis seiklusele koos siis lenduri Steve'iga, kes siis kellega nad saavad omavahel väga heaks sõbraks, seal tekib mingi armumoment, mida on väga kahtlane vahepeal vaadata, kui nagu tegelikult jumal ja siis lihtsurelik nagu hakkavad vanainimeste asju peaaegu tegema ja siis nagu mõtled, et mis sellest siis saada võib tulevikus. Järjest Diana arendab ennast läbi selle, et ta
õpib tundma, mis inimmaailmas elamine tähendab, ei saa kogu aeg mõõk ringi käia. Tegemist oli veel selle perioodiga ka, kus naistel ei olnud hääleõigust, naistel ei olnud sõnaõigust, vaid tähtsad mehed otsustasid kõiki tegevusi Esimese maailmasõja aeg siis. Ja kui kuskile kabinetiruumi sisenes naine, siis kõik oli ka, mis see naine siin teeb, ta ei tohiks siin olla, kuidas üldse naine saab rääkida ja nii edasi. Ehk siis see film räägib väga hästi sellest, kuidas naised, ehk siis empowerment, ehk siis nii-öelda enese julgustamine läbi selle, et kui sul on mingi missioon ja visioon, siis sa peaksid nagu seda ellu viima. Filmi teises pooles, kui enam-vähem see intro on juba tehtud, kui inimesed saavad aru, mis nad tegema peavad, mis eesmärgi nimel nad võitlevad, siis hakatakse aina enam näitama siis seda, et sõjajumal ehk siis Ares on see, kes tegelikult kontrollib neid inimesi, tänu kellele nii-öelda see Esimene maailmasõda ka hakkas ja aina enam üritab siis Diana teda leida selleks, et siis teda lõpus aliseda ja kõige lõpus tulebki selline epic boss fight nii-öelda, kus siis on eriefektidele hästi palju rõhku pandud ja tekibki selle Ares ja Diana vaheline fight, mis minu jaoks on suhteliselt iffy tegelikult, sellepärast seal oli see Ares, kes siis erinevate rauamaakide ja ümbritsevat kasutas ära, et luua endale mingisugune rüü ja kasutas Zeusi neid Thunderbolte ehk siis siukseid välgunooli, mida ta siis Diana suunas viskas ja väga selline üle vindi keeratud, nagu need ikka on. Ja siis meie teine peaosatäitja Steve pidi otsustama, kas ta siis päästab ennast või ta teiste hüvanguks ohverdab ennast ja päästab rohkem inimesi, sellepärast et sakslaste professor oli valmis saanud sellise mürgigaasi, mis isegi kõik need gaasimaskid ära söövitab ja inimesed surevad suhteliselt instantselt ära, kui need Londonisse maha visata. Ja see ongi väga hästi tehtud siin DC filmis, et on ka selline kurb noot sisse toodud, sellepärast et see loob võib-olla vaatajal natuke suurema kliki selle filmiga ära, aga lõpus nagu ikka spoilerist Diana teeb siis Aresele pähe, no shit, eks ole, ja peale seda jääbki ta Londoni selliseks kaitsjaks ja üldse inimkonna kaitsjaks, eks siis inimesed ei hakkaks tulevikus enam teineteise vastu töötama. Ja tegelikult filmi alguses me näeme ka seda, et tegelikult see on kõik Diana meenutused hoopis, sellepärast et saab Bruce Wayne'ilt ehk siis Batmanilt saab hoopis kirja sellega seoses, et näe, siin on pilt sinu kunagisest minevikust Esimese maailmasõja ajal ja ehk siis arvatavasti see on mingisugune klimps ehk siis väike vaade Justice League'is, mis varsti see suvi välja tuleb, üsna pea. Ehk siis jah, väga sisukas film, väga palju, millel tuleb tähelepanu pöörata, aga räägime mõnest detailist nüüd. Üks asi, mis mind selle filmi juures häiris, oli alguses esimesed 10, võib-olla 15 minutit on just see Amazonide osa, kus nad treenivad. On näha, et tegelikult väga paljud Amazonid on videotöötlusega juurde pandud ja nende kehakujud on hästi slopid, ei ole nagu üldse inimese moodi, nad ei peagi olema inimesed, aga kui keegi teist vaatama läheb, siis saad aru, nad on väga halvasti selle kvaliteediga filmi kohta tehtud ja näiteks kui nad tõmbavad vibu vinna ja hakkavad nooli laskma, siis see nool ei lenda välja sealt, kus ta peaks lendama, vaid ta nagu justkui lendab ka natuke kõrgemalt või natuke madalamalt, ehk siis see töö, mis on videotöötlejate poolt tegemata jäetud, see natukene jäi mulle silma, aga võib-olla ma olen liiga nõudlik sellises osas ka, aga no ma usun, et see jääb päris paljudele silma. Ja üldiselt, kui nüüd see välja võtta, siis tegelikult see film on väga suur eelkäija selles osas, et tegemist on ju naispeaosatäitjaga, tegemist on superkangelasega. Kõik eelmised superkangelased on tegelikult põhimõtteliselt mehed, kui me kassnaise ja elektri välja jätame, aga see on puhas crap, mis need filmid olid, aga Wonder Woman loob sellise pretsedendi, naine, kes võitleb naiste õiguste eest, kes näitab, et naistel on ka hääl, naistel on ka võim ja naised teevad nagu midagi mingi missioonitundega, mitte nagu mehed enamus superkangelaste filmis, et tahaks lihtsalt kellegi pea lõhki taguda ja lihtsalt võitlevad selle pärast, et põhimõtteliselt võidelda. Aga siin filmis on konkreetne sisu, konkreetne eesmärk Dianal enda peas valmis sätestatud, et ta teeb seda armastuse pärast ja kui ei ole armastust ja kui inimesed üksteist ei armasta, siis tekivad ka sõjad ja Diana eesmärk ongi see, et lõpetada see ära ja inimesed peavad nagu teineteist armastama võimaliselt. Ehk siis see naiste hääle kõla siin filmis on väga tähtsal kohal ja Gal Gadot, kes on siis Diana peaosatäitja, saab väga hästi sellega hakkama ja mulle tema näitlemine siin filmis meeldis selles osas väga. Ja ma kujutan ette, et kui nüüd Justice League tuleb, kus me saame jälle siis Wonder Womanit näha,
siis ma ootan jällegi väga paljudki temast ja kindlasti Batmani ja võib-olla ka Poseidoni kõrval, ehk siis Aquamani kõrval, eks ole, on ka Wonder Womanil väga suur roll seal kanda, mis juba sellest filmist välja kajastub. Aga lõpetuseks, nagu ikka, anname mingisuguse hinnangu sellele filmile, arvestades kõike seda, nende mõnda halba asja, aga üldiselt väga põnevat sisu, huvitavat ülesehitust, toredaid eriefekte ja üldse see kogu süžee kokku, siis ma annaksin sellele filmile hinnanguks 8,90, sellepärast et no natukene mõni asi ei olnud nii hea kui võiks, aga noh, see on superkangelase film, raske on 10 punkti siin välja anda, nii et vägagi kõrge hinnang minu poolt ja ka tegelikult IMDb-st saite 8,2, vähemalt praegu on 8,2 punkti 10, mis on superkangelaste filmi kohta väga kõrge. Nii et kes ei ole veel näinud seda filmi, minge vaadake, mina soovitan teile Apollo kino. Ja kes on näinud seda filmi, siis andke mulle teada, kuidas teile see film meeldis või kuidas teile üldse DC filmid võrreldes siis Marveliga varasemalt on meeldinud. Nii et praeguseks minu poolt kõik, minu nimi on Roger ja näeme järgmine kord. Tšau!